Tervist, Fookuses saade eetris ja seekord on laua taga Veiko Vihuri, vaimulik ja kiriku ajaloolane. Tere! Tere, Markus! Eesti on pantvangi kriisis. Eesti on võetud pantvangi ja seda on teinud meie poliitiline nomenklatuur. Meil on e-valimised, me ei saa usaldada ja loota sellele, et sealt tuleb välja õige tulemus. Meie poliitiline nomenklatuur on valetanud meile näkku. Kõik maksud on tõusnud, hoolimata sellest, et lubati lugeda huultelt ja need huuled ütlesid, et mitte ükski maks ei tõuse. Lisaks sellele hirmutab meie poliitiline nomenklatuur pidevalt Eesti rahvast ühe konkreetse vastasega ja see on ikka ja jälle Venemaa, Moskva, Putin, Muutin, hirm ja veel kord hirm. Ja sellega põhjendatakse põhimõtteliselt kõiki otsuseid, mida Eestis tehakse Eesti rahva ja riigi vastu. Et sellest teemast me tänasel päeval räägime ja üritame nagu lahti mõtestada seda pantvangi kriisi, kuhu me tegelikult oleme siin riigis jõudnud. Ja, meid hirmutatakse iga päev ja öeldakse rahvale põhjenduseks, et kui te nüüd meid ei toeta, meie poliitikat ei toeta, siis tuleb Putin, siis tuleb Venemaa ja võtab ära selle, mis teil veel järgi jäänud on. Et see oli ju endise presidendi Toomas Hendrik Ilvese sõnum alles siin mõne päeva eest, kus ta ütles, et liiga palju on seda virinat Eestis ja rahulolematust. Et rahvas peaks aru saama, et kui ei taha maksu maksta ja oma riigi pidamine ongi tema sõnul kallis, et siis tuleb Putin ja võtab selle auto teilt käest ära, kui ta automaksu ei taha maksta. Nii et me oleme rahulolematu rahvas, nentis siis Ilves. Ja peab ütlema, et tegelikult see hirmutamine mingis mõttes ju toimib, sest muidu seda ei kasutataks. Et muidu oleks sellega ühel pool, kui see ei töötaks. Ja see ongi üks pantvangi kriisi või selle olukorra põhjuseid, et miks me ei suuda seda pantvangi kriisi kuidagi ära lahendada. Et pidevalt meie nomenklatuur käib välja Kremli kaarti, käib välja Putini kaarti ja siis kuidagi see rahulolematus niimoodi vaibub ära, kaob ära kuskile. Inimesed mõtlevad, et ei, et olgu need reformierakondlased seal võimu juures, nagu nad on, olgu see Eesti valitsus, mis ta on, aga Vene valitsust ka ei taha siia. Ja ma arvan, et see on üks nendest olulistest teguritest, miks me tegelikult oleme selles olukorras, nagu me oleme, aga me ei ole lihtsalt ühes olukorras, jutumärkides. Me ei ole lihtsalt ühes kriisis, vaid tegelikult on Eesti ju jõudnud kogu oma arenguga sellisesse täiesti eksistentsiaalsesse kriisi. Ja kui me ei muuda selles suhtes oma hoiakuid ja kui me laseme endaga niimoodi manipuleerida järjest ja järjest, siis tegelikult lähebki meie elu iga aastaga järjest viletsemaks, järjest õudsemaks ja tekib küsimus, et millega siis see olukord lõpuks ükskord laheneb, mis kataklüsmiga? No ja, ühelt poolt võiks tõesti ütelda, et see, mida Ilves selles Eesti Päevalehe intervjuus ütleb, et see on täiesti naeruväärne. Et selle võiks põhimõtteliselt nagu suure rahva hulgaga välja naerda. Et armas inimene, kas sul jääb see auto alles, kui Venemaa sisse tuleb? Et isegi sellisel juhul, nagu automaks võetakse appi Venemaa ja hakatakse siis hirmutama Venemaaga kõiki neid, kes on olnud automaksu vastu. Kas sulle jääb see auto alles, kui Venemaa tuleb? See on naeruväärne hirmutamistaktika. Aga teisalt nagu Ilves, ja ma ise kommenteerisin seda põgusalt sotsiaalmeedias ka, tegelikult see vajaks nagu palju sügavamat kommentaari ja seda me tegelikult üritamegi siin saates pakkuda, et see läheb üksüheselt sellesse samasse retoorikasse, mida Eesti rahva ja riigi pantvangi võtnud nomenklatuur on aastate ja ütleks võib-olla aastakümnete läbi
harrastanud siin. Ja see pantvangikriis on selles mõttes nagu vägagi problemaatiline, et mulle tundub, et rõhutakse mingisugusele Eesti rahva kollektiivsele traumale. Me siin enne saadet arutasime, et huvitav, et kas see trauma on reaalselt olemas, kas ja kuidas see tänapäeva põlvkondades väljendub ja või on see mingisugune ülemõtlemise ja just nimelt sellise propaganda tulemus, et inimesed ongi niimoodi nagu paaniliselt häälestatud Putini ja Moskva ja Kremli vastu. Et võib-olla see ongi lihtsalt mingisugune meediapropaganda, aga mulle ikkagi tundub, et Eesti rahval on olemas, kui me räägime siin Stalini aegadest, küüditamistest ja ma ei tea siin juba kuni Ivan Julma nugipukkideni välja, eks ju, et on olemas selline mingisugune ajalooline mälu või trauma. Nii, et aga sellele traumale, seda traumat ära kasutama on hakanud põhimõtteliselt meie praegune nomenklatuur kuni niivõrd naeruväärseteni väideteni välja, nagu Ilves seda teeb siin LP intervjuus. Et mida see ütleb tegelikult? Mida see räägib? Millest see räägib? See räägib sellest, et põhimõtteliselt ma tõin sellise võrdluse, et mul on selline tunne, nagu oleks, ma ei tea, sügavalt traumeeritud inimese juurde tulnud keegi nii-öelda ametlik heategija või katusepakkuja. Ja ükskõik, mida ta tahab sellest oma ohvrist saada, on tal alati varuks võtta see imenupukene, see trauma. Ükskõik, siis olgu selleks ükskõik mis Eesti rahval, mulle tundub, et see on siis see Venemaa. Nii. Ja kui ma tahan oma seda ohvrit panna käituma ükskõik millisel viisil, mis on minule vajalik, ükskõik millist minu sigadust vastu võtta, lubada Eesti ühiskonnas, ükskõik millist jama alla neelama, kuni oma enda elu ja oma enda majandusliku toimetuleku, oma enda, ma ei tea, isegi vaimse ja psüühilise ja ihulise tervise hinnaga, siis ma võin alati vajutada sellele maagilisele punasele tuumanupukesele ja ütelda, aga kas tahad seda? Nii. Ja siis toimub selline nii-öelda restart, toimub selline äkiline meelemuudatus. Ei, seda ma loomulikult ei taha ja järelikult siis teeme nii, nagu sina tahad. Võtame vastu need maksutõusud, aksepteerime Rail Balticusse raha kantimist 100 miljonite toel. Võtame siis vastu selle Ukrainasse 100 ja 100 Eesti maksumaksjate miljonite kantimise. Võtame vastu tuulikud, nii et Eesti populeeritakse üle tuulikutega niimoodi, et sul ei ole võimalik enam Eesti maal, Maarjamaal, sellel armsal maal minna väikesesse külakesse või metsade vahele, ilma et sa näeksid mingisugust monstrumit, tuugenit seal tuhisemas. Lähed merele, sama asi merega. Võtame siis vastu, maksutõusud juba mainitud, võtame vastu selle ebademokraatliku olukorra, et meil on e-valimised ja me ei tea ja me ei usalda ja me ei tea, mis sellest mustast kastist välja on tulnud. Võtame vastu selle, et meie poliitiline nomenklatuur naerab meile näkku ja mõnitab meid põhimõtteliselt sellise mõnusa Michalliku muheda naeratuse saatel naerab sulle inimene näkku, tõstes makse, hävitades sinu elu, hävitades Eesti ettevõtlust, tootvat tööstust, Eesti elu tervikuna. Et võtame siis selle vastu, et ainult ei tuleks see veel hullem, see veel kurjem, see veel õudsam, seda, millest on maalitud pilt, et see hävitab kohe ja põhimõtteliselt hävitab kogu Eesti ära. Mitte ühtki autot ei jää enam alles, kui Venemaa siia sisse tuleb. Parem maksan seda automaksu. Ja siin on nüüd see psühholoogiline trauma, mida põhimõtteliselt kultiveeritakse, loomulikult see tõstetakse üles, see on saanud selliseks rahvuslikuks narratiiviks ja seda vajutatakse nagu tuumanuppu. Nii. Ja väga lühidalt öeldes, minu arvates Eesti poliitikas ei saa muutuda mitte midagi paremaks, kui rahvas tervikuna ei hammusta läbi sellest retoorilisest, kuidas öelda, trikist, sellest
PR tuumanupust, millega kõike kontrolli all hoitakse ja ohjes hoitakse. Et kui endalt seda traumat ära ei kista südamest, ei põletata oma vaimu sulatusahjust tuhaks ja öelda, et aitab küll, nii, nüüd me hakkame naerma välja kõiki neid süstemaatiliselt, kes tulevad meid hirmutama kõikidel poliitikaelu ja ühiskonnaelu tasanditel Mutini ja Putiniga. Me naerame nad välja, me saadame nad valimistel põhimõtteliselt tootvale tööle. Nii, me ei allu sellele asjale, kuni seda ei ole saavutatud, kuni ei ole käinud krõks ära, siis tulevad täpselt see sama nomenklatuur, täpselt nende samade retooriliste lüketega ja julmalt vajutavad sellele nupule, sellele valupunktile ja rahvas teeb, mida tegelikult tahetakse. No tegelikult nad ei kasuta ära ainult seda traumat, kas see siis nagu päriselt eksisteerib või see on nagu endale külge mõeldud, et meil on nüüd hirmus selline ajalooline kogemus Venemaaga ja kõigi nende jubedate asjadega, mida venelased on meile teinud ja me peame nüüd andma endast kõik, et see enam kunagi korduks, et me oleme ükskõik millega nõus, et seda ära hoida. Et jah, et kuidas sellega on, ma ei oska öelda. Tundub, et fenomenina või nähtusena on ta olemas, sellepärast, et see töötab ju. Et kus selle juured on, kas propagandas, kas kusagil mujal, ma ei tea, aga tegelikult selle kõrvale ju pannakse nüüd, eriti nagu viimastel päevadel oleme näinud, pannakse ka teine argument, riigi vastasuse argument. Et kui ühelt poolt öeldakse, et kui te ei ole nõus meiega, siis tuleb Putin, siis tuleb Venemaa ja võtab teilt ära kõik, mida te siin hoida tahate ja mida te kalliks peate. Võtab teie auto käest ära, võtab teie riigi käest ära, ma ei tea, võtab võib-olla teie maja käest ära, kui te nõus ei ole maksutõusudega, kui te nõus ei ole selle või teise poliitikaga, mida valitsus ajab. Aga nüüd on hakatud välja käima ka teist kaarti, et Eestis olevat probleemiks riigi vastasus. Sellest kirjutas literaat Katrin Pauts Eesti Päevalehes, kui ma ei eksi. Ja ta tõi välja selle, et Eestis vohab riigi vastasus. Ta luges üles niinimetatud antivakserid ehk siis vaktsiiniskeptikud. Luges üles inimesed, kes suhtuvad skeptiliselt Ukraina aitamisse ja kes tal seal loetelus kõik veel olid. Ühesõnaga, et igasugune sellise teatud valitsuse poolt soositud ja ellu viidud poliitilise kursi vastustamine või kritiseerimine või kuidagi selles suhtes umbusklik olemine ja mitte entusiastlik jaatamine samastub lausa riigi vastasusega. Et see ei ole lihtsalt selline, et meil on nagu mingi hulk inimesi, kes ei ole valitsuse poliitikaga nõus, tegelikult ma usun, et neid inimesi on Eestis enamus, 2/3 vähemalt, kes ei ole nõus valitsuse poliitikaga. Aga nüüd tembeldatakse siis teatud selline umbusklik või skeptiline hoiak teatud küsimustes siis tembeldatakse riigi vastasuseks. Ja kuni selleni, et endine Kaitsepolitsei ameti juht, minu, võiks öelda siis naabertänava poiss lapsepõlvest ja paar aastat noorem koolivend Arnold Sinisalu teatas siis, et Kallis koolivend, jah, kes mul isegi ühel mälestusväärsel suvepäeval tegi ootamatu visiidi, aga sellest teinekord. See oli väga salapärane ja huvitav külaskäik. Tema siis Õhtulehes on öelnud, et EKRE on kogu aeg õhutanud vastasseisu riigivõimuga. Nii et ühesõnaga me näeme, kuidas lauale on pandud lisaks sellele Putini ja Venemaa hirmukaardile, siis selline ähvardav, hoiatav, et vaadake nüüd ette, et siin te lähete üle piiri. Kui te nüüd ikkagi ei tee nii, nagu meie tahame ja nii, nagu õige on, et siis te peate arvestama sellega, et teid hakatakse käsitlema riigi vastastena. Ja see võib tähendada menetlusi, see võib tähendada uurimist, see võib tähendada mida kõike.
Ja see näitab, et kuidas nagu see hirmutamine ühelt poolt siis nagu välisvaenlasega ja teiselt poolt inimeste tembeldamine sisevaenlasteks. Need käivad käsi käes. Sest loomulikult need sisevaenlased, need riigivastased on ju ka tegelikult ju Venemaa käsilased. Tegelikult nende retoorika kohaselt. Et nemad on just need, kes seda Putinit siia tahavad. Kes tegelikult Kremli jutupunkte kogu aeg esitavad ja räägivad. Ja jällegi, ma pean ütlema, et on inimesi, kes neelavad selle alla. Ma olen ise näinud oma silmaga sotsiaalmeedias, kuidas tekivad mingid, pealtnäha otsustades täiesti tavalised inimesed ja hakkavadki rahvuslasi või konservatiive sildistama selliste siltidega, nagu ütleme Arnold Sinisalu või mõned teised siin riigiametnikud on välja käinud ja paistab, et nad siiralt usuvad seda, et kui võim nii ütleb, siis need vastalised meil ongi siin riigivastased ja kahtlased Venemaa käsilased. Aga siin tuleks minu meelest nagu küsida nüüd üks väga oluline küsimus. Kellele kuulub Eesti riik? Kas Eesti riik kuulub poliitilisele nomenklatuurile? Või kas Eesti riik kuulub näiteks kapole, prokuratuurile, riigiametitele? Kes on Eesti riigi peremees? Ja kui me hakkame seda küsimust vastama enda jaoks ja võtame lahti põhiseaduse, Eesti põhiseaduse, siis me leiame sealt, sa võid ka selle Eesti põhiseaduse lahti võtta, siis me leiame sealt paragrahvi, mis ütleb kohe alguses, et Eestis on kõrgeima riigivõimu kandjaks rahvas. Paragrahv 1. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Ja see tähendab seda, et mitte peaminister, mitte president, mitte Riigikogu esimees, mitte kaitseminister, mitte julgeolekuasutuste juhid ei ole Eesti riik, vaid meie oleme Eesti riik. Me peame selle olukorra tegelikult pöörama ringi. See ei ole niimoodi, et mingisugune Kaitsepolitseiameti endine või ka praegune juht tuleb ja ütleb, et kui te ei ole rahul, siis te olete riigivastased. Ei ole nii, et tuleb peaminister või tuleb mingi muu minister või mingi muu riigitegelane, riigiametnik ja kurdab, kuidas ikka me oleme rahulolematu rahvas ja et liiga palju on nurinat ja me peame aru saama, et Venemaa on siin meie külje all ja ei lähe see Venemaa siit kuskile ja me peame nüüd kõik tegema nii, nagu mina tahan, ehk siis peaminister või president tahab. Et ei, vastupidi, meie rahvana oleme palganud need inimesed ellu viima meie tahet. Seda, mida me rahvana tahame näha. See nüüd on omaette küsimus, et mida me siis rahvana tegelikult tahame. Et kui me oleme pantvangi võetud või kui me oleme ise olnud valmis ja nõus andma ennast pantvangi ja laskma ennast pantvangistada, et siis on muidugi, tuleb see olukord kuidagi lahendada, me peame sealt välja tulema. Aga ei ole nii, et riigi tegelased astuvad meile, ma ei tea, kaamerate ette või kuskil sotsiaalmeedias üles ja teatavad, et rahvas tuleks põhimõtteliselt välja vahetada, kuna see rahvas on nii viriseb automaksu pärast ja viriseb muude maksutõusude pärast. Ja üldse on paha rahvas ja rahulolematu rahvas, et võib-olla tuleks keegi teine siia asemele tuua. Ei, tegelikult peaks siis toimuma täpselt vastupidine, et meie vahetame sellise nomenklatuuri välja, kuna nad on virisema hakanud. Nad ei ole rahul meiega enam. Nad tuleb välja vahetada. Nii et ma arvan, et see on üks nendest asjadest, üks peamistest asjadest, mida me rahvana, mida me selle riigi peremeestena ja selle riigi omanikena peame endale teadvustama. Mitte nii, et me laseme endale ütelda, olukord on tegelikult peaks olema nii, et meie ütleme neile. Prantsusmaal Louis XIV ajal oli selline ütelus, et Louis olevat öelnud välja, et riik, see olen mina. Eesti riigis mulle tundub ka on see küsimus, et kes ütleb välja selle lause. Kas ütleb välja selle Eesti rahvas? Riik, see olen mina. Riik, see oleme meie. Või on prevaleerivaks narratiiviks ja ideeks saanud see, mida me näeme siin Arnold Sinisalu suust. Tegelikult, mida Arnold Sinisalu ja Ilves siin ütlevad. Riik, see oleme meie.
Riik, see on nomenklatuur. Riik, see oleme meie, kes me istume nendel vastutavatel positsioonidel, teeme neid otsuseid ja ajame neid teile, rahvale kurgust alla. Ilma, et teil oleks vähimalgi määral mingitki võimalust neid otsuseid vaidlustada, selle üle demokraatliku kontrolli harrastada, need otsused ära lõpetada, kui need on Eesti riigile ja rahvale kahjulikud. Ei, meie oleme riik ja meie kasutame ära teie enda raha selleks, et teie ajusid mudida, et võtta PR-firmad ja teha propagandat teile, et te mõtleksite õigesti nendest asjadest, mille meie oleme paika pannud. Ja see on nüüd väga nagu oluline küsimus. Kas need tüübid siin saavadki ütelda, et riik on meie oma? Vastasel juhul, kui nad saavad, siis ei ole tegelikult mitte midagi öelda. Siis ongi see nende riik. Siis ei ole see enam Eesti riik. Siis ei ole see enam rahvariik. Siis on see Arnold Sinisalu ja Kristen Michali ja Ilvese ja kogu ametnikkonna ja süvariigi ja nii-öelda õigesti mõtlevate poliitiliste erakondade riik. Nemad ongi selle riigi selliseks loonud. Nii. Ja nad nii mõtlevadki kusjuures. Ja nad nii mõtlevadki, aga me võiksime ütelda, et aga mis on siis minu kohustused selle riigi vastu, kui ma ei kuulu ega arva enese kuuluvat selle riigi koosseisu, sellise riigi koosseisu, mis on abielu rüvetanud, mis koorib oma kodanike hirmsate maksutõusudega, mis kandib raha globalistlikesse projektidesse, hävitab Eesti loodust ja majandust. Mis riik see selline on? Mina küll ei kuulu sellesse riiki. See minu riik küll ei ole. See on nende riik. See on nende riik, kes on selle selliseks ehitanud. Ja ma arvan, et see ongi nagu peamine eksistentsiaalne valik ja küsimus nüüd tegelikult Eestis. Et me alustasimegi sellest, et me oleme teatud mõttes nagu eksistentsiaalsel teelahmel. Et kui me jätkame nüüd seda sama rida, kus teatud seltskond, kes on istunud selles riigiaparatuuris nagu aastakümneid, kes kõik tunnevad teineteist, kes võib-olla täidavad mingisuguse rahvusvahelise nomenklatuuri, Euroopa sõjapartei, USA sõjapartei käske, on selle poolt üles ostetud. Teevad seda poliitikat siin Eesti riik kui nii-öelda rahvusvahelise sõjapartei mingisugune ripats siin, haldusripats lihtsalt. Siis me võime ütelda, et see on teie riik. Me ei taha sellist riiki, minge ise idarindele kaitsma seda riiki, kui te ükskord oleksite jõudnud nagu välja sellele olukorrale, et tõepoolest olete kõik teinud endast sõltuva, et Venemaa nüüd ässitada siia Eesti riigi kallale. Siis te võite ütelda, et minge ise, kaitske oma riiki, saatke sinna idarindele Lilla brigaad LGBT ühinguga, et las nad võitlevad oma riigi eest. Minu riik see selline ei ole. Ja nüüd ongi eksistentsiaalne küsimus, kas rahvas suudab ütelda selle välja, et see ei ole tema riik, et seda riiki ei peeta rahva huvides, vaid seda riiki peetakse nende huvides, kelle nimi peaks olema Eesti riik OÜ all tegelike kasusaajate nimekirjas. Kes nad kõik on, see on omaette küsimus veel, aga vähemalt siin osaliselt tundub, et mingid inimesed kuuluvad sinna. Nii. Ja kui see on peetud tegelike kasusaajate huvides, siis las tegelikult kasusaajad, MTÜ, Eesti Vabariik lähevad ja kaitsevad ennast. Kas sa saad korraks võtta ette uuesti Eesti põhiseaduse? Võtame uuesti Eesti põhiseaduse ette ja korra vaatame seda asja. Et kui meile nüüd tullakse ütlema, et meie oleme riigi vastased, kahtlemata inimestena, kes me oleme väga kriitiliselt suhtunud praeguse valitsuse poliitikasse, üldse sellesse üldsuunda, mida siis nõndanimetatud valged jõud, Euroopa-meelsed jõud siis enda sõnutsi esindavad, et me peaksime olema siis sellised tüüpilised ja klassikalised riigivastased, õõnestama siis seda riigivõimu. Ja kui meile niimoodi öeldakse, et siis tasuks nagu vaadata uuesti, lugeda üle Eesti põhiseadus ja küsida, et kes tegelikult on need riigivastased. Sest
see Eesti riigiks nimetatav, ma ei teagi, mis asi ta siis on, režiim, ei ole ju see, mis on põhiseaduses ette nähtud riik. Siin on ju selgelt öeldud, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik ja et Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ja võõrandamatu. Nii. Ja me oleme praegu olukorras, kus tegelikult Eesti põhiseadus ei ole kõige kõrgem dokument Eesti riigi territooriumil, vaid selleks on Euroopa Komisjoni õigusaktid, Euroopa igasugused direktiivid ja muud sorti õigusaktid, mistõttu Eesti ei ole ju enam iseseisev riik. Kuidagi on see lihtsalt läinud kaotsi nende aastakümnete jooksul. Jah, ma tean, oli rahvahääletus, Eesti rahvas ise tegelikult oli nõus selle olukorraga. Vähemasti nii öeldakse, et 2/3 oli nõus sellega, et me kuulume Euroopa Liitu, tõsi küll tingimusel, et see ei lähe vastuolu meie põhiseaduse selliste aluspõhimõtetega või kuidas see klausel oli toona sõnastatud. Nii. Aga liiduvabariik Eesti või siis Euroopa Liidu osariik Eesti on hoopis midagi muud oma olemuselt kui põhiseaduses, 92. aasta põhiseaduses ette nähtud Eesti riik. Rääkimata sellest, et tegelikult on ju need arengud läinud Euroopa Liiduski palju kaugemale sellest, mis oli 2003 see nii-öelda ühiskondlik kokkulepe. Ja ma räägin seda selleks, et riigi reetmise on toime pannud meie eliit. Need inimesed, kes siin kaasa arvatud Toomas Hendrik Ilves, kes presenteerivad ennast siin suurte rahvaõpetajatena, julgeolekuekspertidena, manitsevad Eesti rahvast, et me ikka viriseme liiga palju, oleme rahulolematud, ei ole nõus sellega. Tegelikult ju nemad on läinud seda teed Eesti põhiseadusliku korra, Eesti põhiseaduses ette nähtud riigi lammutamise teed. Ja need, kes seda vaidlustavad, seda suunda või ütleme, tahavad näha nagu teistsugust lähenemist nii riiklusele kui ka selles riigis aetavale poliitikale. Et nemad seisavad ju just nimelt Eesti kehtiva põhiseaduse alusel. Et siin on toimunud selline nagu olukorra ümberpööramine. Et need, kes kõige rohkem on Eesti riiki selles mõttes reetnud, ma ei kasuta praegu seda karistusseadustiku koosseisu siin terminina, vaid räägin nagu põhimõtteliselt sellisest nagu 92. aasta Eesti Vabariigi, põhiseadusliku Eesti Vabariigi hülgamisest, eks ole, ja selle asendamisest eurovabariigiga või liiduvabariigiga, sellise globalistliku Eestiga, et see on see, mis on ju tegelikult läinud kokkulepitust või sellest ühiskondlikust kokkuleppest eemale. Ja need inimesed peaksid meile rahvana aru andma, meile kui rahval aru andma, et mida nad on teinud. Mitte niimoodi, et rahvas peab andma neile aru, et miks te ikkagi ei ole nõus päris kõigega, mida nemad siis meile nagu ette panevad. Et see peaks täpselt vastupidi olema. Aga neil on õnnestunud muidugi ennast selles mõttes ju kehtestada ühiskonnas, et tõepoolest me ei saa alahinnata propagandat. Et kui Rahvusringhääling, mis saab ju päris suure osa Eesti riigi eelarvest, kümned miljonid lähevad ju Rahvusringhäälingusse. Kui Rahvusringhääling näiteks töötab hommikust õhtuni selle nimel, et luua mingisugust uut identiteeti meie rahvale, kinnitada, et me oleme selline, ma ei tea, liberaalne ja globalistlik ja progressiivne rahvas. Ja ütleme, sinna suunda lähevad kõik uudised, kõik jutusaated, dokumentaalfilmid. Ühesõnaga, see rahva enda rahaga tehtud, maksumaksja enda rahaga tehtud Rahvusringhääling on see, mis väga jõuliselt tegelikult vormib sellist tänapäeva moodsat eestlast. Ja seda võis tegelikult juba 80ndate lõpul näha, kuidas toona ju ka samamoodi Eesti Televisioon ja Eesti Raadio olid ju need kohad, kus siis tegelikult loodi seda uut nii-öelda vaba Eestit, eks ole. Ja see on meil sisse töötanud, sisse harjunud rada, mida mööda nad käivad.
ja loomulikult kõik need igasugused PR-projektid, mida siis rääkimata sellest, et üksikud ministeeriumid siis palkavad mingite projektide läbisurumiseks PR-firmad, nagu siin viimati meil oli jutt ühes saates, et Siseministeerium ju palkas siin PR-firma selleks, et kujundada siis nagu ühiskondlikku arvamust Vene Õigeusu Kiriku teemadega seoses nii-öelda riigile soodsas suunas. Et tegelikult me näeme, kuidas see valitsus, kes peaks olema meie teener, meie poolt paika pandud, meie poolt palgatud, meie poolt tööülesanded saanud, tegelikult kasutab neid ressursse, mis talle on usaldatud rahva vastu, inimeste, rahva enda seisukohtade ja hoiakute muutmiseks. Nii et me jõuame tagasi sellesse punkti, et me oleme pantvangi olukorras, me oleme võetud pantvangi, meie riik on tegelikult meilt ära võetud. Ja see on probleem. Mitte see, et osad inimesed on justkui riigi vastased või neile enam ei meeldi Eesti riik, kuigi peaks siis nende valitsejate arvates just selline Eesti, nagu nemad seda näevad. Nii et see on see pantvangi olukord, kus me peame siis kuidagi välja tulema, leidma mingisuguse väljapääsu, et see olukord ei saaks lõputult niimoodi kesta. Ma tsiteerin Katrin Pautsi, kellest on siin juba juttu olnud. Ma loen selle peatüki ette tema kirjutisest Eesti Päevalehest. Kus saab kokku suurem hulk riiklikku ebaõiglust tajunuid, vohab ja nakkab igat sorti riigivastasus. Vaktsineerimine selliste inimestele reeglina ei meeldi, sest seda surub peale riik. Ukrainlaste aitamine ei meeldi, riik surub peale ka seda. Peavoolumeedia kui riigi hääletoru enam ei sobi, kui juba nende enda kohta nii palju valet levitati, miks peaks mingeid muid uudiseid uskuma. Kui üldse valima minnakse, tahetakse hääl anda süvariiki lammutada lubavatele äärmuslastele. Kõik riigi piinlikud avalikud ebaõnnestumised on äärmuslike meeleolude toit, kirjutab Katrin Pauts sellises artiklis nagu ülipikad surnuks menetlemised on vesi vandenõuteoreetikute äärmuslaste veskile. Üks asi, mida siin tähele tasub panna, on see, et riik ise ei ole mitte midagi. Riik ise on abstraktne moodustis. Riik ise on põhimõtteliselt paber. Riik on selle rahva poolt loodud moodustis, mis peaks eelkõige olema rahva huvide ees seisja. Nii. Riik ise on mingisugune abstraktsioon. Riik kui selline ei tee mitte midagi. Riik kui selline ei ole subjekt. Subjekt on konkreetsed inimesed selle riigistruktuuri sees, kellel on konkreetne ideoloogia, kellel on konkreetsed eesmärgid, kes käituvad mingisugusest motivatsioonist lähtudes, kas nad saavad juhiseid, kas nad on ise sellisel arvamusel, et niimoodi peaks käituma. Riik ei tee ilma nende inimesteta mitte midagi, ei ole sellist monstrumit või mingisugust leviaatani, kui kasutada Thomas Hobbesi kujundit, mis iseenesest kuidagi toimiks. Need inimesed suunavad riiklikku poliitikat. Euroopa Liidu direktiivid suunavad riiklikku poliitikat. Ilmselt Euroopa ja Ameerika süvariigi juhised suunavad riikliku süvariigi tegutsemist. Nii et kui me räägime riigist ja riigi vastasusest, siis tegelikult need kaks asja tuleb täiesti teineteisest eraldada. Põhimõtteline riigi vastasus tähendaks seda, et on olemas Eestis kiltkond inimesi, kes tahaks Eesti Vabariiki kui sellist lammutada ja selle peale ehitada mingisuguse muu riigi või teha seda, et Eesti Vabariik oleks annekteeritud näiteks Venemaa koosseisu või mõne muu riigi koosseisu. Need oleksid Eesti riigi vastased. Need on konkreetsed nii-öelda parameetrid, millega riigi vastasust mõõta. Aga see, et kritiseeritakse neid seltskondi, kes põhimõtteliselt on ujunud sisse Eesti riiki ja nüüd ütlevad seda, et milline rahvas peaks olema, nagu sa siin oled maininud. See seltskond on täiesti kritiseeritav rahva ehk riigi omaniku poolt.
teie ei ole riik. Te küll nagu me toome mingisuguse sellise suure abstraktsiooni, et riik teeb, ei tee, teete teie. Riigil on konkreetne nägu, riigil on konkreetne vastutus. Kes tegi otsuse Rail Baltic vastu võtta? Seda tegi kahtlemata omal ajal Riigikogu. Praegu näiteks teevad konkreetseid otsuseid mingisugused Rail Balticuga seotud ametnikud, see Rail Baltic, kas on ta OÜ, mis on 3 Balti riigi peale tehtud, poliitikud, kes annavad nendele oma heakskiidu ja edasi valitsus, kahtlemata eesotsas peaminister Kristen Michaliga. Nemad on selle riigi nägu, kes teeb seda asja, mida ta teeb. Ja riik kui abstraktsioon ei toimi. Ja kui vahetada ära see riigi alusstruktuur või need inimesed, kes seal toimivad selliselt, nagu nad toimivad, siis toimiks riik ka teisiti. Teeks teisi otsuseid. Teeks nagu meie tahaksime, teeks paremaid otsuseid. Ei maksustaks oma inimesi surnuks. Ei ehitaks hiiglaslikke tuugeneid ja pilaks sellega ära kogu Eestimaa loodust, ei ehitaks Rail Balticut, teeks omamaist elektrit seal ilusti meie jaamades. See oleks Eesti riigi poliitika. Saadaks kukele igasugused energiabörsid, ütleks, et aitab küll. Meil ei ole vaja seda sinna börsile paisata. Me saame hakkama. Saadaks kuu peale Euroopa Liidu rohepoliitika, öeldes, et meie CO2 emanatsioon, isegi kui eeldada seda, et CO2 on kuidagi kahjulik, on niivõrd väike asi, et meie oma enda riiki ja rahvast ei hakka hävitama selle nimel, mida teie olete mõelnud kuskil Euroopa Liidus. Meie teeme omad otsused, okei, tulete sanktsioonidega, eks me vaatame, menetleme neid siis. Et saab menetleda aasta, saab menetleda tükki 5, saab tükki 10 menetleda neid asju. Aga riik kokkuvõtlikult öeldes on nende konkreetsete inimeste nägu ja väga mugav on kuidagi nagu minna riigi struktuuri alla ja see on nagu selline ametniku või riigi süvastruktuurides ujuva kala, selline peamine idee üldse, et tegelikult tema ei vastuta. Vastutabki see nimetatud riik, aga ei, vastutab tema, vastutab ametnik, vastutab poliitik, kellel on nimi, nägu, sünniaasta, isikukood. Nemad on inimesed, kes vastutavad. Nii et riigi vastasust ei saa mõõta sellega, et me ütleme ja kritiseerime Eesti riiklikku struktuuri ja nomenklatuuri neid inimesi, kes selle riigi aparaadi praegu moodustavad. Vahetame selle pirni sealt alt ära ja Eesti riik hakkaks toimima hoopis teistmoodi. No tegelikult see ongi selline riigi filosoofiline küsimus, ehk siis kuidas me riiki filosoofiliselt mõistame. Kui me elame selles vanas paradigmas, kus riik võrdus valitsejaga ja valitseja oli kas keiser või kuningas, kellele Jumala armust oli antud õigus valitseda oma alamate üle. Ja siis tõepoolest Louis XIV ja tema järglased said öelda, et mina, see olen riik. Riik, see olen mina. Ja mulle tundub, et me oleme eestlastena, kellel ju päris seda oma riiki ei olegi olnud suurem osa ajast meie ajaloos. Et see on siiski olnud väga lühike kogemus, kui meil oli sõja eel iseseisev riik, Eesti riik ja nüüd ka siis 30 aastat umbes natuke peale. Et me oleme võtnud ka ise, ja see on võib-olla meie kui rahva probleem, mida me peaksime ka teadvustama, oleme võtnud omaks sellise mõtteviisi, et riik see on midagi meist kõrgemat. Ja need meie oma rahvuskaaslased, kes räägivad eesti keelt, on nii nagu Arnold Sinisalu, oleme koolivennad käinud samas, kasvanud üles samas keskkonnas, Kalamajas omal ajal. Aga äkitselt on Arnoldist saanud vahepeal riik. Aga Arnoldist on saanud vahepeal riik. Vaat, seda ma tahangi öelda, et minust ei ole saanud riik. Minust on saanud riigi vastane, aga temast on saanud riik. Ja ma tahan jõuda selleni, et vaata, kui sa istud Stenbocki majas, istud Toompuiestel,
ja sul on seal paksud kardinad akende ees, sul on tehtud seal kallis euroremont ära, kõikidele nõuetele vastav, kui see on isegi mingi vana Vene tsaaririigi aegne või Balti-Saksa mingi uhke hoone, kus sa seal nii-öelda oled, siis tükib küll pähe see mõte, et aga mina olengi see riik. Mina julgeolekuasutuse Kaitsepolitseiameti juhina, mina Eesti Vabariigi peaministrina, mina ei tea, riigisekretärina, mina mingisuguse ministeeriumi asekantslerina olengi see riik. Mina praegu teen neid tähtsaid otsuseid selle riigi hüvanguks, nii nagu mina näen. Ja siis tekibki see olukord, kus need popsid meie enda hulgast, kes on siis upitatud sinna, meie enda poolt muidugi, upitatud sinna võimu juurde, kes istuvad Balti-Saksa härrade majades seal Toompeal, eks. No isegi see Riigikogu hoone ei ole ju mingi Eesti parlamendi hoone, ja küll, et see parlamendi hoone on sinna sisse ehitatud hiljem, eks ole, aga see on Toompea loss, see on üks Toompea lossi kompleks, see oli kunagi ju Vene kuberneri loss ja enne seda oli ta ju Saksa ordu kindlus ja enne seda ta oli veel siis nii-öelda Taani garnisoni kindlus, eks ole, et meie võõrvallutajad ja võõrvalitsejad on resideerinud, nende esindajad on resideerinud seal, nüüd meie oma valitud esindajad on siis ka nendesse ruumidesse saanud, tunnetavad natukene seda võimu maitset ja seda ajaloolist tausta ja kergesti tuleb pähe see mõte, et aga meie ju põhimõtteliselt nüüd käsutame seda riigivõimu samamoodi, nii nagu nemad käsutasid. Ja rahvas, kes tegelikult peaks olema ise selle riigi peremees, kellele see riik kuulub, sest see on see uus arusaam riiklusest üldse. See on mingis mõttes revolutsiooniline arusaam, eks ole, tekkinud Prantsuse revolutsiooniga, kus siis see vana kord pöörati ümber ja öeldi, et nüüd riigi kodanikud on need, kellele see riik kuulub, mitte enam kuningas, mitte enam aadelkond, mitte enam mingi aristokraatia või kõrgklass, vaid kõik inimesed on võrdsed kodanikud, isegi kuningas, kui ta eksisteerib, on kodanik, see ja see, eks ole, kodanik Bourbon. Kodanik Louis Bourbon. Louis Bourbon. Ja me oleme nagu rahvana ka, ütleme lihtinimestena siis nii-öelda võtnud omaks nagu selle mõtteviisi, et me peame kuidagi väga kummardama neid, kes seal Stenbockis käivad ja kes seal Toompeal kuberneri lossis jalutavad ringi ja mingites muudes ajaloolistes hoonetes ja ma ei tea, võib-olla mängivad seal ka mingisuguseid härrasid ja prouasid, eks ole. Võib-olla kuuluvad seal vabamüürlaste klubisse näiteks nagu paljud Balti-Saksa, praktiliselt kogu Balti-Saksa liit kuulus 19. sajandi alguses vabamüürlusesse, et nüüd meie need kodukootud vabamüürlased ju tahavad nende kuulsusrikastes jälgedes käia. Aga vabamüürlased on ainult mehed, kes teevad head mehed veel paremaks. Ja. Nojah, see läheks juba teiseks teemaks, aga ühesõnaga, et mida ma kokkuvõttes tahan öelda on see, et eks me peame inimestena, tavainimestena rahvana endale ju ka otsa vaatama ja peeglisse vaatama, et kui palju meie oleme lasknud siis nendel meie endi seast valitud tegelastel ja võimule pandud tegelastel muutuda sellisteks, kes on hakanud järsku ette kujutama, et see riik, et nemad on see riik ja mitte meie ei ole see riik. Et see arusaam on nüüd täiesti kaotsi läinud ja see on üks selle, tegelikult kogu selle allakäigu, minu meelest üks olulisemaid põhjuseid, et rahvas on võõrandunud riigist ja riik, kui me peame nüüd konkreetsemalt silmas teatud riigiasutusi, riik on omakorda võõrandunud rahvast. Ja seda on soodustanud loomulikult ka globaliseerumine, eks ole, kõik need Euroopa Liidud, rahvusvahelised suured struktuurid, organisatsioonid, kus siis tegelikult võim on liikunud rohujuure tasandilt küla, linna, maakonna ja siis ka kohaliku riikliku struktuuri tasandilt kuhugi ülesse, vastutus on hajunud ja kõik see on soodustanud seda olukorda, et eriti just meil väikeses Eestis, kes on ka õnnetumal kombel just nimelt sellises geopoliitilises olukorras, kus on ühel pool siis selline idanaaber, kes on ka meid ajalooliselt ju palju kordi rünnanud, vallutanud, sigatsenud ja muidugi teisel pool on siis Euroopa suur naaber Saksamaa näol, kes on ju ka meid siin vallutanud ja valitsenud aasta sadu. Nii et me oleme nagu
kõigele lisaks veel sellises õnnetumas geopoliitilises olukorras ka, kus on võimalik meie hirmudel, meie traumadel mängida. Aga väljapääs sellest olukorrast on ikkagi number 1 väljapääs on see esimene samm, mida me peaksime tegema, et me peame teadvustama, et meie oleme selle riigi peremehed, mitte nemad. Kui me üldse tahame, et see riik siin oleks ja püsiks, eks ole. Kusjuures ma võib-olla selle mõtte lisan ka siia juurde veel, et ma siin mõne ajast veeretasin sellist mõttekäiku, et huvitav, kui meile praegu pandaks Washingtonist ette selline ettepanek Donald Trumpi administratsiooni poolt. Et me ükskõik kelle administratsiooni poolt, aga USA poolt, et kuulge, hakake Ameerika Ühendriikide osariigiks. Kanadale ta on sellise ettepaneku teinud, vist ma ei tea, kas Mehhikule ka, Gröönimaale ma saan ka aru, on mingi siuke ettepanek või siuke mõte vähemasti olnud, et võiks liita Ameerika Ühendriikidega. Loomulikult jätame kõrvale selle, et Ameerika Ühendriikidel ei oleks huvi omada Balti riikide näol mingisuguseid osariike siin, et need Balti riigid ju teevad Ameerika poliitikat, viivad ellu ju ilma selletagi, et nad on osariigid. Aga oletame, et meile tehakse selline ettepanek kui rahvale. Et kas me siis sellisel juhul võtame selle ettepaneku vastu, loobudes oma riiklusest ja olles nõus olema Ameerika Ühendriikide osariik, saades loomulikult Ameerika Ühendriikide täieliku kaitse Venemaa vastu, saades siis kogu sellest hegemooniast ja sellest võimutäiusest, mis nii-öelda Ameerika Ühendriikidel siin maailmas on, maailma ühe kahtlemata juhtiva riigina. Et kui panna need 2 asja kausile, et kas omariiklus sellisena, nagu me oleme seda ise siin teinud ja ajanud ja ehitanud ja arendanud, või siis teisel pool selline osariigi või liidu vabariigi staatus. Mina ei ole kindel, kuidas meie rahvas selle peale tegelikult vaatab. Et kui palju siis neid päris iseseisvuslasi ja omariikluse pooldajaid alles jääb sellise ettepaneku korral, mis on muidugi hüpoteetiline ja ei ole selles mõttes realistlik. Tänapäeva propagandistlikus olukorras oleks eelkõige väga huvitav küsimus ja ma arvan, et jaatavaid vastuseid tuleks väga üllatavatest kohtadest, kes tuleksid ja ütleksid, et kuulge, jätkem see omariikluse mängimine siin ja saame Ameerika Ühendriikide 51. osariigiks, et suurepärane võimalus, ajalooline võimalus Eesti Vabariigil või siis Eesti moodustisel siin Eesti rahval muunduda millekski palju suuremaks. Mõelda vaid, saad käia USA kodanikuna ringi igal pool maailmas, saad käia Ameerika Ühendriikides loomulikult. Ameerika merevägi, Ameerika laevastik, kõik on sinu kaitseks, sinu oma. Kõik on sinu oma. Kõik on sinu oma. Nüüd ei ole ainult Eesti riik enam meie oma, nüüd on Ameerika, nüüd on kogu USA sõjamasin meie oma juba. Vaata, kui äge. Ma arvan, et siit see oleks väga raske pähkel, mida väga raske nii-öelda testi küsimus. Vaata, selle kõik ma annan sulle. Kelle kõik ma annan sulle, täpselt. Selle kõik ma annan sulle. Ja, et millele ma arvan ei oleks väga üheseid vastuseid väga paljudel inimestel, et see oleks hea testi küsimus. Aga rääkides veel sellest riigi vastasusest, siis mind paneb ikkagi imestama senine lähenemine üleüldse, et sellist argumenti üldse kasutatakse. Et meil tulevad inimesed ütlevad, et et rahvas on muutunud või vähemalt mingi osa kild on muutunud riigi vastaseks. Nii. Kui vaatame nüüd kogu seda ajalugu, mida Eesti Vabariik viimasel 10 on läbi surunud, teeme selle asja nagu lihtsalt võtame lahti nagu väga lühidalt niimoodi. Alustame, ma ei tea, kooseluseadusega, mis sillutas teed abielu rüvetamisele. Kõik kogu aeg rääkisime sellest. Kuidas Eesti riigi toonane juhtkond, kuidas need, kes pidid ennast riigiks, kuidas Eesti riigiga väga lähedalt seotud, nendega, kes ennast riigiks peavad, väga lähedalt seotud meedia toimis. Mida ta tegi, mis see argument oli? Te pole meie omad. Te olete Venemaa käsilased. Te ajate Venemaa ja Putini asja. Te pole Eesti riigi lojaalsed kodanikud. Nii. Olukorras, kus meie tulime välja seda, et meie eestlaste
kodanikena oleme konkreetselt abielu rüvetamisele või abielu mingilgi tasandil nagu ühiskondlikust olukorrast välja puksimisele ja selle alandamisele vastu. Eesti riigi kodanikuna. Eesti riik, meedia tuli tegema seda, ütles, et näitas näpuga, ütles, et kaduge minema. Teid ei ole vaja siin. Te ei ole selle riigi kodanikud. Te ei ole lojaalsed kodanikud. Mida tehti Rail Balticuga? Objektiiv oli ka seal kohal ja on siiamaani Rail Balticu vastaste positsioonidega. Mida tehti nendele, kes ei olnud konservatiivid kõik. 400 kiri ja ma ei tea, seal 450 kiri ja seal oli liberaalid, loodusinimesed, kõik kirjutasid alla. Mida nendega tehti? Nendele öeldi täpselt sama. Putini juttu ajate. Teie, kes te kirjutasite alla nendele asjadele, Putini juttu ajate. Nii, mida tehakse? See on julgeolekuprojekt. Julgeolekuprojekt. Nii, mida tehti nendele, kes ütlesid, et lõpetage ära palun oma vaktsiinipassid ja riiklik sundvaktsineerimine? Miks te lammutate Eesti Vabariigi sõjaväge? Miks te viskate sealt välja kümneid ja kümneid kõrgkoolitatud inimesi, kõrgkoolitatud ohvitsere, kelle koolitamiseks läks võib-olla 10-15 aastat, sellepärast, et ta ei tee seda ühte süsti sul ära. Nii, miks te lammutate Eesti sõjaväge? Kui mina oleks Mutini agent Eesti sõjaväes, siis ma just nimelt seda teeksingi. Ütleksin, ma panen teile peale mingisuguse sellise süsti. Nii, ja vaatame nüüd, kes on need kõige sirge selgsemad mehed siin. Nemad, kes ei tee seda selge, nemad saadame põllule. Nii. Ja kui meie kritiseerisime seda ja kui need inimesed kritiseerisid seda, mida öeldi? Putini käsilased. Putini käsilased. Ehk siis teiste sõnadega Eesti riigi vaenlased. Laiendame seda ükskõik millisele riigi masinavärgi poolt, nende nii-öelda seal masinavärgi sees ujuvate kalakeste projektile. Nii, ükskõik milliste, olgu tuulikud, olgu maksutõusud, olgu Rail Baltic, olgu, ma ei tea, abielu rüvetamine. Kõik need, mis on nii-öelda süstemaatiliselt olnud osale Eesti riigi, Eesti rahvale vastu käivad. Mis see peamine argument on olnud? Te tegelikult ei kuulu siia. See on see peamine argument. Te tegelikult ei ole selle rahva orgaaniline osa. Me tahame ehitada sellist riiki. Me oleme valinud sellise poliitika ja sellise suuna ja kes sellega kaasa ei tule, kes kritiseerib ükskõik millist sammu, ja need grupid ei pruugi kattuda omavahel. Ükskõik millist sammu on välisvaenlase agent. Te olete 10 aastat raiunud seda poliitikat. Nii. Ja nüüd tulete ja ütlete, et Eesti rahvas, nagu ütleb Ilves, viriseb liiga palju. Ta on rahulolematu rahvas. Riigi ülalpidamine ongi kallis. Kaitse on üks riigi olulisemaid ülesandeid üldse. Kui me tahame oma riiki, siis me peame selle eest maksma. Kui ma vaatan neid automaksu kalkulaatoreid, siis tahaks öelda, armas inimene, kas sul jääb see auto alles, kui Venemaa sisse tuleb? Ja seda teeb, mida ta tegi Butšas. See on ka lisaks sinna veel. Nii, ehk siis igasugune kriitika, mille põhimõtteliselt ilma mandaadita on läbi viidud, ei ole küsitud Rail Balticule mandaati, ei ole küsitud tuulikutele mandaati, ei ole küsitud abielu rüvetamisele, kooseluseadusele mandaati. Ühelegi nendest projektidest, mis Eesti rahvas on Eesti rahvast on lõhestanud, ei ole küsitud mandaati. Ja kui siis osa rahvast on tulnud välja öelnud, et kuulge, lõpetage ära, see ei ole meie asi. See on rüve, see on vastik, see hävitab loodust, see on moraali seadusele vastu käiv. Siis on tuldud ja öeldud lihtsalt, et te oletegi nagu välisvaenlase käsilased. Ja mida te siis nüüd ootate? Mis see asi nüüd on, mida te tahate? Et need inimesed, keda 10 aastat, erinevaid gruppe muidugi, aga võib-olla me oleme nagu peaaegu kuulunud alati nendesse gruppidesse imekombel, on öeldud riigi vastaseks ja välisagendiks. Mida ma siis pean nüüd tegema siin siis? Mida te tahate minust? Kui põhimõtteliselt ma olen juba kuulutatud rahva ja riigi vaenlaseks.
Mis te arvate, et ma pean tulema veel kuskile nagu Toompeale ja suudlema Michali kätt või? Mitte kunagi, mitte eales, mitte midagi. Nii et ja noh, see ongi see, mis siis nagu välja tuleb. Tuleb välja see, et jultunult edendatakse mingeid projekte, mida teatakse, et käib osale rahvale vastu ja täpselt sama jultumusega nimetatakse seda rahvast selleks, kes tegelikult siin ei tohiks olla. Ja see on nüüd selline sõna kõige otsesemas mõttes totalitaristlik joon Eesti Vabariigis. Me räägime nagu riigi filosoofiat, siis võiks ütelda, et noh, tegelikult see ongi riigi filosoofiline küsimus, millist riiki me tahame. Kui meil oleks siin kuningriik, ju oleks midagi teistmoodi, aga meil on siin Eesti Vabariik, mille põhiseadus ütleb, et Eesti on iseseisev, sõltumatu, demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. See on meie põhiseadus siin praegu. Sellist riiki tuleks siin arendada ja vankumatus tahtes kindlustada. No ja kui sa seda paragrahvi 1 vaatad, mida me juba vist 3. korda selle saate jooksul silmitseme, et tegelikult ei ole ju enam mitte ükski sõna selles lauses, selles paragrahvis kooskõlas tegeliku olukorraga. Eesti on iseseisev ja sõltumatu. Ta ei ole ei iseseisev ega sõltumatu ehk siis suveräänne, vaid see suveräänsus ja iseseisvus on ära antud Brüsselile. Tõsi, meie oma rahva toel, aga seda on kavalalt ka muidugi kuritarvitatud, seda omaaegset hääletust ja on võetud rohkem, kui on antud. Nii. Demokraatlik vabariik. Kus kohas on demokraatia, kui tegelikult rahval ei olegi eriti demokraatlikke võimalusi oma esindajaid Toompeale, siis parlamenti valida. Selles mõttes, et need valimised oleksid ausad, õiglased, läbipaistvad, kontrollitavad. Et sellega on ju kaasnenud e-hääletamise juurutamisest alates mingisugused manipulatsioonid ja me ei ole üldse kindlad, kas see koosseis, mis on parlamendil parasjagu, kuidas ta kujunenud on, kas see üldse vastab tegelikult rahva demokraatlikule tahtele või mitte. Ja kui me lisame juurde, et kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas, siis tegelikkuses see ju ka niimoodi ei ole. Et rahvast käsitletakse ühelt poolt sellise lõputu ressursiallikana, keda maksustatakse, keda manitsetakse vait olema, kelle sissetulekuid, kelle vara riigi võim, ehk siis see poliitiline võim omastab selleks, et mingisugust omaenda poliitikat ellu ajada. Tore, siin on näha, et mida kõike meie taskust võetakse ja veel võtma hakatakse. Nii et rahvas ei ole andnud sellisele poliitikale mandaati. Kui nüüd tõesti tuleks mingi rahvahääletus ja kas või see sama tabel pandaks rahvahääletusele ja Eesti rahvas läheb ja hääletab selle tabeli, selle loetelu poolt, siis me saame öelda, et jah, Eesti rahvas olles ära tundnud, et selleks, et Eesti riiki pidada, me oleme valmis maksma veel rohkem senisest ja me võtame vastu rahvahääletusel selle loetelu maksutõusude kohta, aktsiisi tõusude ja muude igasuguste tasude ja maksude tõstmise kohta ja see on meie tahe. Aga midagi sellist ei ole ju praegult olnud. See näitab, et tegelikult Eesti põhiseaduse paragrahv 1, mis juriidilises ja õiguslikus tähenduses ju kehtib, keegi ei ole seda tühistanud, aga de facto, faktiliselt ta ei kehti. Seda eiratakse, sellest sõidetakse üle. Nii et me võime öelda, et meie riigi alustalad on sisuliselt läbi saetud. Et see on ainult paberil, mitte reaalsuses. Ja kuni me jällegi seda olukorda ei teadvusta, et see nii on, et meil ei ole iseseisvat, sõltumatut, demokraatlikku vabariiki, kus kõrgeima riigivõimu kandjaks on rahvas, siis meil seda riiki ei ole ja ei saa ka olema. Sest siis meil ei ole ju ka midagi tagasi nõuda, kui me lepime selle olukorraga, mis praegult on ja ütleme, et tõepoolest, et Reformierakond meile ei meeldi, aga valitsusest on ja
ja rahva eest ta neid otsuseid teeb ja asi ei ole muidugi ainult Reformierakonnas, et tegelikult kui nüüd tulevad ühel hetkel need uued valimised, kas siis erakorralised või korralised valimised ja kui Eesti rahvas hääletab, nii palju kui me neid hääletusi saame üldse lugeda õiguspärasteks just nimelt selle sama e-hääletuse problemaatika tõttu, aga ärme seda täna lahka. Aga kui tuleb uus hääletus ja enam-vähem samad inimesed või samad poliitilised jõud teevad uuesti valitsuse, et siis neil on nagu rahva mandaat ühelt poolt olemas, aga ja siis saab öelda, et see rahvas on ka ise endale täie teadmisega sellised jõud ette otsa valinud. Aga tegelikult minu jaoks on ikkagi küsimus, et siis ju ei muutu ka selle meie riikluse olukorraga seoses ju mitte midagi, et siis tegelikult rahvas ise mingil kombel annab nagu oma õnnistuse sellele allakäigule. Et praegu me saame siiski ütelda seda, et 23. aasta Riigikogu valimised andsid sellise tulemuse ja need tulemused saadi suuresti pettuse läbi, kas siis puhtalt selle e-häälte manipuleerimise ja võltsimise tõttu või siis loomulikult ka valetamise tõttu. No, minul ei ole selle vastu midagi, kui rahvas teeb ausatel valimistel oma otsuse ja manifesteerib siis kas oma rumalust või oma tarkust, oma ustavust Eesti riigi aluspõhimõtetele või nendest taganemist. Sellega on põhimõtteliselt kerge leppida. Tead, et jah, Eesti rahva enamus ongi põhimõtteliselt sellisel seisukohal. Jah, Eesti rahva enamus ongi alla käinud. Me võime ka niimoodi ütelda, jah, Eesti rahva enamus vääribki oma karistust, vääribki oma valitsejaid. Kõik selge, siis ei ole midagi öelda. Aga tänapäevane poliitiline süsteem Eestis ei luba isegi seda ütelda. Sellepärast, et nagu siin on öeldud, me ei tea, milline on rahva tegelik tahe, me teame mingisuguseid suvalisi arvamusküsitlusi, eks ju, aga need võivad olla ka kuidagi moodi kallutatud. Me ei oska öelda kõiki neid olukordi, mis on võinud juhtuda. Rahvas ei ole kindlasti andnud täpselt sellisele poliitikale, nagu meile praegu tehakse oma õnnistust ja oma demokraatlikku mandaati. Rahval puudub demokraatlik järelevalve tegelikult nende institutsioonide üle, mis meie nii-öelda tõelise riigi siis moodustavad. Ka ei ole demokraatlikku järelevalvet rahva ülimaks manifestatsiooniks peetud Riigikogul nende institutsioonide üle. Need institutsioonid nagu kapo või prokuratuur põhimõtteliselt võivad rahvasaadikutele ajada lihtsalt puru silma ja ajavadki ja Riigikogul puudub tõeline nii-öelda otsustusõigus nende üle. Ja see on rääkimata sellest, et kogu meie parlamentaarne kultuur on lammutatud. Parlamendist on saanud valitsuse kummitempel, mis viib ellu põhimõtteliselt valitsusnõukogu otsuseid, mida seal on tehtud. Kõik valitsuserakonnad ja nende liikmed peavad hääletama niimoodi, nagu seal öeldakse. Need parlamendil endal ka puudub põhimõtteliselt positsioon. Ja sellises olukorras me ei saa ütelda, et rahvas on sellise poliitika ja sellise asja omale siia endale valinud. Ja kui ei ole valinud, siis mina ootaksin rahvalt nüüd ikkagi nagu suuremaid väljaastumisi, suuremat aktiivsust, suuremat mõistmist selles küsimuses. Et kui te nüüd jätkate seda sama liini ja annate Reformierakonnale, ma ei tea, kas te annate või anna, ma ütlen, et ma ei ole kindel selles, aga vähemalt mingite küsitluste järgi 17% Eestist toetab ikka Reformierakonna poliitikat, olles põhimõtteliselt laostunud selle poliitika tagajärjel ilma mandaadita. No siis ma ei oska midagi öelda teatavas mõttes, et te peate lihtsalt oma selja sirgu panema ja kui te lasete, tulles nüüd selle nii-öelda algse teema juurde üldse, kui te lasete nüüd hirmutada sellel Muutini jutul endalt ja mõtlete, et see on nüüd see, mille eest teid kaitstakse, siis jällegi, siis te väärite oma valitsejaid ja küsige enda käest, kes
teid on laostanud Eesti Vabariigis? Kes need maksutõusud on kehtestanud? Kas Putin on seda teinud? Ei ole. Kes on need tuulikute projektide, Rail Balticu ja abielu rüvetamise ja bla, ma ei tea, kogu selle litaania taga? Kas Putin on seda teinud? Kas Venemaa, Moskva on teinud seda? Ei ole. Ei ole. See on meie oma enda nii-öelda riiklik nomenklatuur, mis peab ennast kõikvõimsaks, peab ennast riigiks, tegutseb teie enda huvide vastu. See on vaja välja vahetada. Riigi nomenklatuuri on vaja kritiseerida, mitte me ei kritiseeri riiki. Riik on nimi paberil, riik on abstraktsioon, nagu ma mainisin. Et me kritiseerime seda, kes on riigi üle võtnud ja teostab riiklikku poliitikat. Ja rahval on aeg aru saada nüüd sellest, et kui te nüüd valite neid samu inimesi sinna tagasi ja ei ole valmis tegema tegelikult nagu pööret, siis mitte midagi Eesti poliitikas ei muutu. Vaata, selle kohta ma just tahtsin öelda, et vaata Mats, kui sa nüüd ajad selja sirgu, siis tuleb Putin. Siis tuleb Putin. Midagi ei ole teha. Kui sa käid küürus seljaga, nagu peab, nagu sa oled harjunud, siis on kõik hästi, siis me kaitseme sind. Aga kui sa selja sirgu ajad, no siis on Putin kindlasti kohal. Ja mis siis saab? Siis me siin kaitsta ei saa enam. Nii et see on see kujundlikult kokkuvõttes. Aga mis puudutab, ma repliigi korras veel korra seda maksutõusude teemat kommenteerin, et jah, mulle jäi ka kuskilt kõrva, vist veel Kaja Kallas oli siis peaminister, kui ta seda ütles, et ega need maksutõusud ei ole ju, et seda on teinud Putin ja samuti need kõrged energiahinnad, et see on ka Putini tehtud. Mis tõttu saab siis teha järeldus, et Eesti valitsus, Reformierakonna valitsus, Kaja Kallase ja võib-olla siis ka Kristen Michali juhitud valitsused on tegelikult Putini käsilased. Sest kui Putin seda tegi, siis nemad viisid selle ju ellu, eks ole. Ja siis nad on ise üles tunnistanud, et kes nüüd riigi vastased on, kes nüüd Putini meelsed on. Aga jätame selle, ega mulle ka see Putini ja Venemaa argument ja selline, see ei ole nagu normaalse poliitilise diskussiooni osa, ega tohiks olla. Et siin tulekski resoluutselt sellise sildistamise, Vene kaardiga löömise vastu välja astuda ja mitte laskma ennast kõrvale juhtida, oma tähelepanu kõrvale eksitada sellelt retoorikalt. Et sellega sisuliselt pressitakse sinult välja alistumist, hääletut alistumist sellele, mida sinuga nad kavatsevad teha, ilma et nad oleksid sinu käest saanud vähimatki heakskiitu ja mandaati sellele, mida nad teha kavatsevad. Ehk siis röövida su taskut tühjaks, võtta ära kõik, mis vähegi on, kantida see kuskile ümber oma tuttavatele, sõpradele, kindlustada oma enda poliitilist tulevikku ja kui sa selle juures juhtud midagi kobisema, siis öeldakse et tuleb Putin, kui sa siin palju veel räägid. Nii et see on meie rahvusliku eneseväärikuse küsimus ka, et me lõpetame selle Vene kaardi kasutamise, Putini kaardi kasutamise poliitilises diskussioonis ära alatiseks ja igaveseks. Et me lihtsalt loome sellise õhkkonna, et sellist kaarti kasutada keegi ei saa. See peaks olema siis eesmärk, sest praegu muidugi töötab see suurepäraselt ja kui rahvas sellega ka päri ja me suur osa rahvast, eks ole, nagu paljud on päri ja isegi innukalt kasutavad, siis ta nii ongi. Ma arvan, et tasub ikka jälle nagu meelde tuletada, et me oleme praegu jõudnud Eesti rahva arengus minu arvates sellisele eksistentsiaalsele tasandile, et kas me teeme selle murrangu ära või varsti ei ole siit enam mitte midagi röövida. Me lakkame olemast. Et me viljastavates vabariiklikes tingimustes ise vajume kokku selle süsteemi raskuse all. Majandus vajub kokku, inimesed lähevad ära Eestist. See on nüüd see küsimus, et kas me ise oleme valmis hävinema sellise retoorika tulemusel sellise seltskonna juhitavana või me teeme selles osas mingisuguse reaalse muudatuse. Ja selleks tegelikult see saade oligi tehtud. Et lihtsalt põhimõtteliselt koputada inimeste südame tunnistusele ja ikka ja jälle teha seda, mida me oleme siin teinud, ehk siis rääkida ja rääkida.
et avalikustada neid asju avalikult, ilma filtriteta rääkida. Aitäh sulle, Veiko! Aitäh kutsumast!